Tere õhtust siit stuudiotoolidelt ja mul on hea meel tervitada siin Keskerakonna aseesimeest Lauri Laatsi. Tere õhtust. Fraktsiooni juht ka, aga eelmine nädal oli siin Riina Solman. Mis vahe teil on Isamaal ja Keskerakonna? Mida te teeksite teisiti võrreldes Isamaaga? Ega niisama võimule ju ei ole mõtet minna, kui ei oleks ideid ja ei oleks muresid, mida tuleb Eestis lahendada ja praegune valitsus riigi tasandil. No valitsust te kritiseerite mõlemad, aga mida te just teisiti teeksite? Mis vahe on Keskerakonnal ja Isamaal? Ma arvan, meil on väga suur vahe, et ka maailmavaateline. Keskerakond juba oma nimest lähtuvalt on ju seisab nii-öelda keskel. Et kui me räägime Isamaast, siis ma arvan, need on rohkem konservatiivid. Kui me räägime sotsidest, nad on selgelt vasakpoolel, aga me oleme keskel. Tooge mõni näide, mida te teeksite konkreetselt teisiti võrreldes Isamaaga või siis sotsiaaldemokraatidega? Isamaa on rohkem rahvuspõhine, eks nad on rahvuslased. Meie oleme siis selles osas rohkem liberaalsemad ja neid nii-öelda erinevusi. Me kindlasti ei ole venemeelsed, et ma ei tea, kes seda ütleb, aga igal juhul on see, et meil on erinevused olemas ja me püüame eelkõige lähtuda sellest, et mis on inimesele hea, et inimesel on elukeskkond parem, vaatame sellele, et mis värvi ta on või vaatame sellele, mis keelt ta räägib. No Isamaa ja sotsiaaldemokraatidega on teil üks ühine omadus minu arust veel. Kõigile ja hästi palju annaks kohe raha. Riigieelarve teeks ka korda, miinus kaotaks ära. Kuidas te seda teete? Ja ma hoian natuke te aega kokku, ärge rääkige mulle astmelisest tulumaksust ja pangamaksust. Sealt võib-olla tuleb 500 miljonit, aga vaja on umbes 1,5 miljardit. Kust tuleb ülejäänud? Ja vaata, küsimus on ju selles, et kust tuleb raha? Tuleb raha ikkagi ettevõtjatelt ja majanduselt. Ja kui majandus lonkab, ega seda raha ei ole. Ja kui nii-öelda praegu hakata jagama ühele poole või teisele poole, vasakule ja paremale, siis tegelikult seda raha ju ei ole. Ja seda raha tuleb hankida, et seda üldse jagada. Ja sellest lähtuvalt esimene asi, mis tuleb Eesti riigis korda teha, on majandus ja see on loomulikult ka energeetika. Kas te olete selle kohta ka mingid arvutused teinud, mis tõesti vett peaksid, sest see kõlab jutuna väga ilusasti, aga natukene selline Münchhauseni moodi, et tõstame ennast juukseid pidi soost välja? Vaata, arvutustega on selline lugu, et tuleb kuskilt hakata nii-öelda keralõnga arutama. Ja kui me näiteks võtame ka väga lihtsad näited, et kuidas saada näiteks, ma just tulin Saaremaalt, rohkem inimesi Saaremaale, et Saaremaa ettevõtjad tunneks ennast hästi, et hotellid oleks täis, taludes oleks ka inimesi, on vaja panna korralikult käima lennuliiklus ja ka loomulikult ka laevaliiklus. Mikski pärast Läti ja Eesti vahel või Saare vahel rohkem seda liini ei ole, aga seda kindlasti annaks nagu sellise lisavõimaluse teenida raha. Ja neid kohti on tegelikult väga palju, kus tulebki lihtsalt hakata tasapisi minema ja sõitma. Te neid Saaremaa näidet hotellidest ja kõigest ei toonud täiesti juhuslikult. Mändjala ostsite ära, ma saan aru, et kisupika äri poole ka. No loomulikult, et ma olen alati, ma arvan, et üle 20 aasta äriga ja ettevõtlusega tegelenud ja eks ikkagi vaatame selliseid potentsiaalseid investeeringuid, mida tasub teha. Ja... No ärimehena olete Tallinnas ka ikka tegutsenud, millal Tallinnalt mõne lepingu saite? Siiamaani ei ole veel selle peale isegi mõelnud, et... Seal 2019 ikka olid Tallinnaga sellised mitmesaja tuhandelised lepingud? Võimalik, et... Ehk siis vahetult pärast Keskerakond astumist tegelikult? Tegelikult mitte. Kui niimoodi võtta... No kõigepealt leping ja siis astumine. Need asjad ei ole kunagi mul nii-öelda seotud olnud. Nad on täiesti oma kulgu läinud ja ma olen viimased, ma arvan, 5 aastat kindlasti nii-öelda äridest eemal olen nii-öelda passiivne omanik, investeerija. Poliitika on ju selline ala, kus kui poliitikasse tullakse ja sul ütleme niimoodi, et ei ole kindlustunnet, et sa saad ka ilma selle töökohata hakkama. Siis ma arvan, et nendel poliitikutel on väga raske üleüldiselt seda, sellega tegeleda. Need poliitikud, kes on ennast kindlustanud, ma arvan, nad on tunduvalt väärtuslikumad, suudavad ka rohkem ühiskonnale anda, teades seda, et keegi ei saa neid ähvardada mitte millegiga ja keegi ei saa ka nagu nii-öelda mingisugust hüvesi pakkuda selle eest, et nad teeksid mingi otsuseid. Ja neid inimesi võiks poliitikas rohkem olla. Selle rubriigi üks osa on ka siis see, et ühed ja samad küsimused kõigile selle tooli peal istujatele. Lemmik Eesti laulja või ansambel?
tead, vaadates, et ma praegu teen kodus remonti ja töömehed kogu aeg ütlevad, et jäta võtmed ka meile, siis jäta võtmed väljapoole, anna riski. Mis spordiala vaatate telekas, kui üldse? No, kõik, kui aega leiab, siis ikkagi vaatan, eriti kui on Eesti sportlased on kuskil esinemas. Kuidas iseloomustaksite end ühe sõnaga? Julge. Mis on viimane sõnum? On siis selline, et kuidas graafik, küsitakse minu käest, kas enne suve lõppu saame ka kokku? Vastan, järgmine nädal remondiga tõenäoliselt ühel poolel, mis tähendab seda, et tõenäoliselt järgmine nädal ma saan selle inimesega võib-olla ka kokku. Viimane foto, mis teil telefonis on? Ka remondiga seotud, teen pildi, näitan töömehele, et huvitav, kuidas see nii-öelda uus siis segisti, kas see ikkagi seina peal sellisel viisil see kassett segisti sobib või mitte, on vaja liigutada. Mida tahaksite osata, aga ei oska? Laulda ei oska. Mida teete, kui närv must ja stress kallal? Võtan aja maha, hingan rahulikult. Aga üks harjumus, millest võiksite loobuda? Mis teile enda juures ei meeldi või midagi sellist? Hästi palju mõtlen. Mõtlen ka öösiti ja see segab magamist. Et tahaks nagu nii-öelda sellise nupu leida, kus lülitaks ennast välja ja hommikul lülitaks sisse. See nupp kuluks ilmselt paljudel ära, ka minul. Aga aitäh tulemast ja kes on siin järgmisel nädalal, seda siis saate teada juba jälgides meie sotsiaalmeediat ja siis ka pakkudes teemasid ja küsimusi, mida siis külalistelt küsida.